sa ei kavatse mulle kätt anda? Ei, ma annan kätt. Okei, mida ma siis ütlen, on ära lihtsalt istu maha. Tahad, et ma istuksin sinuga? Mida sa veel tahad, et ma teeksin? Kõik on minuga. Nad on minuga, ema. Sa ütlesid, et kui ütlen kõigile, et lõpetage kõndimine, siis ma lõpetan kõndimise. Vabandust, okei, ma lihtsalt võtan selle. Räppar Travis Scott on nüüd kostja, keda süüdistatakse uues kohtuasjas inimeste ründamises ja ähvardamises metsiku jahtireisi ajal Miamis 2 aastat tagasi. Ja jah, meil on tema arreteerimise kehakaamera salvestis, mis võib nüüd selles juhtumis mängida võtmerolli. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Veever. Olgu kiirelt. Kui sa tegeled sisu loomisega ja paned asju sotsiaalmeediasse üles, siis võid mõelda, kuidas me saame kõik need klipid nii kiiresti välja panna nende kiiresti arenevate lugude kohta. Me kasutame selleks midagi nimega Opus Clip. Opus Clip on kõik ühes tehisintellektil põhinev redaktor, mis teeb videote lõikamise, loomise ja üleslaadimise igale platvormile väga lihtsaks. Opus Clip genereerib isakaadreid. See kadreerib ümber videomaterjali ja puhastab isegi heli. See on nii lihtne. Lihtsalt külasta opus.pro/opus.pro Tanzif. Registreerud, laed üles ja mõne minutiga on sul ideaalselt monteeritud klipid valmis TikToki, lühivideote või Reelse jaoks. Opus Clip on tõesti sinu kõik ühes lahendus. Ja sellise tööriista nagu Opus Clip olemasolu tähendab, et meie produtsendid saavad sulle viraalseid kohtuudiseid koheselt edastada. See on kõige võimsam tööriist ideede jadamiseks ja professionaalseks monteerimiseks. Mina aadressile opus.pro/opus.pro/sini, et saada tasuta nädal ja seejärel 50% soodustust. Travis Scott, 35-aastane räppar ja laulukirjutaja. Teda on just avanud uus kohtuhagi. Mille üle see käib? See? Mis toimub? Ma rentisin selle paadi. Omanikud tulid sellele paadile. Nad lõid ukse maha kell 12. Ma ei tea, mis toimub. Ma ütlesin, et nad koputasid. Ma ei saa aru, mis toimub. Otse paadilt. Kaplust ei olnud, hammustamist polnud üldse. Ja, mul on veel palju rohkem kehakaamera salvestisi ohvitseridelt, mis võivad selle loo tükke täiendada. Pole just iga päev, kui saad kehakaamera salvestise loos kasutada. Olen huvitatud nägema, mis rolli see võib mängida. Meil on see hagi, mis just esitati Floridas. See on osariigi kohtus. Ja selle esitasid Adrian Frometa, John, Steve Holguin ja Mernesha Hazinovich. Vabandan, kui ma hääldan mõnda perekonnanime valesti. Hääldamine pole kunagi olnud mu tugev külg. Igatahes, see on esitatud Travis Scotti vastu, kelle päris nimi on kaebuse kohaselt Jock B. Webster II. Kaebuses väidetakse, et 19. juunil 2024 oli olemas 2007 aasta jaht nimega Carpe Diem, mille Scott väidetavalt charterdas, et lahkuda Miami Beach Marinast. Nii et Frometa oli ilmselt kapten. Muide, te näete teda varsti kehakaamera salvestisel. Scott oli reisija. Teda saatis turvamees, keda näete samuti mõnes salvestises, ning 3 naiskülalist, kes olid ilmselt kõik pardale hüpanud. Nüüd on väide, et Scott ja tema külalised tõid endaga kaasa alkoholi. Nii et jaht suundub Hopi Island Beachile. See ankurdatakse. Ja kaebuse kohaselt väidab Scott, et tahab kasutada jetti. Aga Frometa ütleb ilmselt ei. Ta on mures, et Scott oli väidetavalt joonud, et ta oli joobes. Ta ei olnud õiges seisundis, et jetti juhtida. Siis väidetakse, et Scott annab Frontale korralduse viia jaht Miami Beachil asuvasse Epic hotelli. Scott hüppab väidetavalt jahilt kail, jätab kõik pardale, istub autosse ja ei tule väidetavalt umbes 30 minuti pärast tagasi. Siis väidab kaebus, et kui ta tagasi tuleb, oli ta tsitaat üha agressiivsem Frometa suhtes. Frometa väidab, et ta lõpetas charterreisi, lõpetas sõidu, viis jahi tagasi Miami Beach Marinasse, kuid Scott keeldus ilmselt jahist lahkumast. Kaebuse kohaselt astus Frometa siis Scottile vastu ja ütles talle, et ta peab lahkuma, sest charter on läbi. Nüüd loen ma teile kaebusest sõna-sõnalt ette. Muide, minu esimesed mõtted seda kõike läbi mõeldes, kas on olemas mingit valvekaamera salvestist? Kas on olemas mingeid sõlumeid, mis dokumenteeriksid toimunu ajajoont? Midagi sellist. Olgu, tsiteeri. Ilma igasuguse hoiatuseta lükkas Scott Frometa tagantpoolt ja lõi teda siis rusikaga kaela ja rindkere ülaossa. Frometa taandus laevapaari alale, et vältida edasist kahju. Ma tahan, et sa seda meeles peaksid. See saab olema selle juhtumi ühe nõude, ühe hagi aluse võtmekomponent. Seejärel hakkas Scott Frometa peale karjuma. Scott ähvardas Frometat korduvalt, öeldes muu hulgas, et Frometa on, tsitaat, surnud ja et Scott kavatseb ta tappa. Scott nõudis, et Frometa tuleks leti tagant välja ja räägiks temaga privaatselt, kuid Frometa keeldus, sest kartis oma ohutuse pärast.
Scotti saatnud turvamees üritas sekkuda, kuid Scott vallandas ta ja käskis tal laevalt lahkuda. Mõned asjad, millele ma praegu mõtlen, võimalikud tunnistajad, kui see asi tõesti kohtusse jõuab, eks. Kas turvamees annab selles asjas tunnistusi hagejate kasuks selle kohta, mida ta nägi, kuulis ja koges? Aga need teised naised, kas nad olid sellel laeval millegi tunnistajaks? Olgu, sealt edasi väitis kaebus, et Frometa oli hirmul. Seejärel võttis ta ühendust Hasenovitši ja Holguiniga. Need on taas teised hagejad selles asjas. Nad on inimesed, kes selle kaebuse kohaselt juhtisid jahi chartertegevust. Nad saabuvad väidetavalt sündmuskohale 10 minutiga. See on taas kaebuse kohaselt. Nad väidavad ka, et nägid, kuidas Scott käitus agressiivselt. Ja muide, kohtuprotsessil kujutad ette, et nad kõik astuvad tunnistajapingile ja annavad kõik ütlusi. Scott keeldus väidetavalt laevalt lahkumast, keeldus jahtilt lahkumast. Aga kui nad üritasid laevalt lahkuda, ehk kui hagejad üritasid kaile minna, järgnes Scott neile väidetavalt kai peale, kus ta väidetavalt karjus ja käitus agressiivselt. Jällegi, kõik see on kaebuse kohaselt. Nüüd, üks asi, millele pean tähelepanu pöörama. See on väga-väga konkreetne, eks? Väga täpsed detailid nende väidetavate konfliktide ja ajajoone kohta. Ja ma alati mõtlen selle peale, kui ma loen seda kaebusest või isegi süüdistusaktist. Aga kui sa loed seda tsiviilasja kaebusest, siis ma tõesti mõtlen, kas nende detailide täpsus muudab väite või narratiivi usutavamaks. Midagi, mille üle mõelda. Nüüd loen ma teile kaebusest sõna-sõnalt ette. Siin on kirjas, tsiteerin. Vastuseks taandusid Frometa, Hasenovitš ja Holguin tagasi laevale, et vältida edasist vastasseisu. Scott üritas neile laevale järgneda. Holguin seisis landkangil, et takistada Scottil laevale naasmist ja kaitsta pardal viibijaid. Scott tungis jõuga edasi, surudes oma õla Holguini ja Hasenovitši vastu. Põrge paiskas Holguini maha ja põhjustas Hasenovitši kukkumise, mille käigus ta lõi oma kõhtu ja tuharat vastu lauda. Pärast kokkupõrget taandusid Holguin ja Hasenovitš laeva sisemusse, mis oli välistekist klaasuksega eraldatud. Pea seda meeles, see tuleb hiljem uuesti jutuks. Frometa üritas takistada Scotti, Holguini ja Hasenovitši jälitamast, kuid Scott läks teiselt poolt laeva ümber ja jõudis klaasukse juurde, mis viis sisemusse. Muide, üks asi, mida ma jälle mõtlen. Kas sellel jahil on valvekaamera salvestisi? Kas seal on kaamerad? Kaebuse juurde tagasi tulles karjus Scott siis, et nad on surnud ja üritas klaasukse lahti murda, samal ajal kui Holguin ja Hasenovitš hoidsid seda seestpoolt füüsiliselt kinni. Holguin ja Hasenovitš ei saanud ohutult laevalt lahkuda, kuna Scott ähvardas neid ja üritas sisse murda. Jällegi, see on võtmekomponent. Räägime sellest hiljem. Holguin ja Hasenovitš jäid laeva sisse lõksu kuni korrakaitsjate saabumiseni mõni minut hiljem. Kui korrakaitsjad saabusid, viisid nad Scotti laevalt minema. Nüüd, sellest hetkest alates väidavad hagejad, et Scott lahkus sadamast, kuid vähem kui 15 minuti pärast tuli ta tagasi, jooksis laeva poole ja hagejad väidavad, et nad kartsid oma ohutuse pärast, kuid siis olevat korrakaitsjad ta kinni pidanud. Ajaskala üle käib seal huvitav edasi-tagasi vaidlus. Ja ma lasen kohe kehakaamera salvestise käima, mis nagu näha ei ühti selle looga, mida te näete. Aga hagejad väidavad, et pärast seda kõike postitas Scott väidetavalt sellest kõigest sotsiaalmeediasse, üritas väidetavalt juhtunust kasu lõigata, müües särke ja muud kaupa ning tegi juhtunust nalja. Ja ma mõtlen, vaata, teatati, et ta tõi selle teemal tõesti fännikaupa müüki. Teatati, et ta lasi välja selle juhtumi kohta T-särgi, millel oli tema arreteerimisfoto ja tsitaat. See on Miami. See kõik toimus pärast tema arreteerimist. Särk oli müügil tema fännikauba veebilehel. Nüüd, ma tahan, et sa selle meelde jätaksid, sest see tõstatab huvitava arutelu kahjude üle, eks? Mille eest nad kohtusse kaebavad? Mis oli kahju? Ma räägin sellest lähemalt. Aga mis teeb selle juhtumi eriliseks, nagu ma juba ütlesin, on see, et politsei kehakaamera salvestisel on näha osa selle juhtumi hetki. Hoia hoolikalt silm peal. Tegelikult on see kõik meie YouTube'i lehel üleval. Meil on olemas kogu see, ma arvan, 30 minutit pikk kehakaamera salvestis. Sa võid seda vaadata. Aga ma tahan sulle näidata väga konkreetseid hetki, mis minu arvates võivad olla võtmetähtsusega. Lase ma näitan sulle seda. Ma rentisin selle paadi, omanikud tulid sellele paadile, nad lõid ukse jalaga sisse kell 12. Ma ei tea, mis toimub, nad koputasid uksele, ma ei saa aru, mis toimub. Kohe paadid maha, mingit kaklust ei olnud, hammustamist ei olnud. Tere, ma olen Cracker, Frank. Jah, tere, hästi, ma olen sinu paadil. Mul on 2. See hästi. Nad siin. Jah, ma nägin seda. Kas sa saad proovida uuesti? Ma pean aru saama, mis toimub.
ma reitisin selle paadi, ta on kunstnik. Ära mulle öeldi, et ma pean seal olema kell 12. Kell on 12:52. Ma olin oma toas. kapten lõi ukse lahti kell 12, võib-olla natuke enne kella 12. Ma ütlesin talle, et see oli lugupidamatu, et ta ukse lahti lõi, kui ma olin oma sõbraga toas. Ja siis tuli omanik kohale ja ma küsisin, miks sa ei kutsunud minu turvameest? See siin on minu turvamees. Nii et praegu on meil ainult omanik, kapten ja tema naine ning lapsed. Kõik on korras. Kas oli mingit kaklust? Ei, palun. Lihtsalt asi on selles, et ma maksin paadi eest 20 000. Põhimõtteliselt ma ei hakka midagi ütlema, ma ei hakka sinuga töötama. See on põhimõtteliselt paadi omanik ja kapten. Nad koputasid uksele, sest sa ütlesid, et lase edasi. Nad lõid ukse lahti, sest kell oli juba üle südaöö. Nad tahtsid inimesi paadilt maha ajada. Nad lõid ukse lahti, tead küll, siin pool on ju vesi, eks? Nüüd tahab inimesi maha ajada. Nüüd on ta vihane, sest ta arvab, et ma ei tea seda. Ma ei tea. Ta on nagu, ma sain su kätte, sa ei saa mu telefonile ligi. Kui nad esimest korda tulid, olid nad fännid. Tere, istu maha, ma olen sinuga. Ma olen sinuga. Ma ei hakka valetama. Istu maha. Tere, sõbrad. Hei, Ma ütlesin sulle, et istu maha. ma salvestan Hannur oma laste nimel. Ma istun koos sinuga. Pane oma telefon ära. Pane oma telefon ära. Ma olen sinuga. Travis, ma olen sinuga. Mis su nimi on? Ohvitser, tule siia. Okei. Tule sisse. Jah, tore tutvuda. Kaamera Hiina, minu nimi on. Tore tutvuda. Ja nii see ongi. Mis su nimi on? Alvarenda. Alvarenda. Sa ei kavatsegi mul kätt suruda? Ei. Okei siis. Ma ütlesin sulle, et istu maha. Kuule, sa pead kuulama. Ma tahan lihtsalt enne nimesid teada, kui te minuga räägite. Ära muretse. Mis toimub? Ma võtsin selle jahi rendile. Me lihtsalt proovime hästi aega veeta. Ma ei tea, miks ma pean seda testima. Ma ei tea, mis on ei, aga mida ma tahan teha, on pidada päris vestlust. Sest ma olen tõeliselt lõbus inimene. Mulle meeldib tõeliselt hästi aega veeta, eks. Ja kui mulle midagi meeldib, kui ma midagi rendin, siis minu jaoks need paadid siin Miamis ei tähenda midagi. 90-jalane või 100-jalane pole minu jaoks midagi. Jah, ükskõik. Kui nad rendivad paate 4 või 8 tunniks, siis see ei tähenda minu jaoks midagi. Okei, mida sa siis nendega tahad? Ma ei taha midagi. Kõik, mida ma tahan, on austus ja ma kavatsesin lahkuda. Aga mitte keegi ei aja mind siit minema. Nad võivad helistada 911, 1011, 1111, aga mitte keegi ei aja mind siit minema. Ma istun maha, sa ei kuula. Kui palju? Tule võta võsikas. Aitäh, kuule turvamees, see on sinu turvamees. Kus ta on? Jah, just nii see ongi. Kõik mu lapsed on sellised. See on miljardites. Kõik mu lapsed ütlevad umbes nii. Ma kõnnin sinuga kaasa. Ära puutu mind. Ei, istu maha. Ma ei öelnud, et sa võisid lahkuda. Ma ei taha sellest ilma jääda. Kas sa just ütlesid seda? Sa tahad, et ma istuksin sinuga? Mida sa veel tahad, et ma teeksin? Sest ma kavatsen vaadata, mis sul kotis on. Raske on kõva kettaid majas hoida. Kuula. Olgu. Tahab viisakas olla. Ma olen väga viisakas. Mida sa minu kohta tead? Ma olen kunagi kõige libedam vend. Nii et lihtsalt... Tead. Lihtsalt kuula meid. See ongi kõik. Mul pole midagi kaasas, kullake. Ma ütlen sulle, et istu maha ja sa ikka veel. Sa palusid mul istuda. Istu ise maha. Istu maha, aga kindlasti kontrolli seda seljakotti. Sest sa palusid seda kontrollida. Mis su nimi on? Ei. Tule siia. Veendu, et sa kontrollid seda seljakotti. Kontrolli seda seljakotti. Nüüd, see on tema versioon juhtunust, eks? Meil ei ole kogu väidetama vahejuhtumi videot, mida hagiavalduses varem kirjeldati. Sellepärast ma küsisingi, kas pardal on kaamerad. Ja hagejad võivad väita, et see video näitab teda väidetavalt agressiivse, korratuna joobes, eriti politsei suhtes, eks? Nad võivad seda väita. Kui ta käitub nii korrakaitsjatega, siis kuidas ta meie tsiviilisikutega käitus? Ma mõtlen, kas nad kavatsevad selle argumendi esitada. Aga vastuväide, mille üle ma mõtlen, kas härra Scotti kaitsemeeskond võiks öelda on, vaadake, mis on valesti selles, mida ta teeb. Ta ei näita üles seda väidetavat vägivalda, mida nad näidavad. Tema advokaat võiks öelda, et ta on koostööaldis. Ta üritab kätt suruda. Ta lihtsalt püüab oma lugu rääkida. Nüüd, siin on inimene, kes näib olevat metast kapteen, kes annab oma ülevaate juhtunust.
pärast seda, kui me siia jõudsime. Jutuvada kestis südaööni. Ma läksin vannituppa, ma läksin sinna, oli pime. Ma palusin tal seda teha. Ta oli juba paadis. Jah, see on kõik, vabandust, kõikjal, mis telefonis toimub. Nii et kõik, mis mul on. Kas sa olid kapluses osaline või olid lihtsalt pealtnägija? Ei, ma olin kindel. Siin see näidatas mind. See on see, mille pärast vabandan. Kas sa olid? Nii, et ma koputasin uksele ja ta ütleb, et uks oli nagu lahti. Me ütlesime, et laeme selle ja paneme südaööks, eks. Nii, et umbes 20 minutit hiljem ma koputasin uksele, nii et lahkuda, Joe. Okei, nii et mis siis saab, kui sa paadi välja lükkad? Nad maksavad selle eest, sa viid nad välja ja siis tuled tagasi ning nad lahkuvad. Jah, me tulime tagasi ja see ongi nagu... Aga siis ta ütleb, et ma ei taha minna. Nii, et kui ma tagasi läksin, ohvitserid ja kui ta vannitoast välja tuli, hakkas ta mind lihtsalt lükkama. Nagu, hei, miks sa mind ei austa? Hei, millest sa räägid? Kes avasid ukse. Kui ma tahtsin tüdrukutega olla, siis olgu, mis iganes. Su vahetus lõpeb kell 12. Viisin selle kai juurde, okei. Ja siis tuli välja, kui ta lahkus. Helistan paadi juhatajatele, omanikele. Ütlesin talle, kuule, midagi toimub siin. Mul on siin probleem. Sellel mehel on turvamees relvaga või millegagi. Turvamees. Nii et sellel mehel on relv või midagi sellist. Nii et ma helistasin turvamehele, kui ta alustas, kui need mehed hakkasid mind tõukama. Ja ta ütleb, okei, las ma helistan turvamehele. Ma ei taha teda puudutada, ma ei taha teda lüüa. Ma ei ole selline. Ma ei tee seda. Ja siis ta hakkas minuga kaplema või nagu ta ütles, ei, ma lihtsalt tulen siia, ma tahan sinuga ise rääkida. Ja. Ma arvan, et see sees on rohkem inimesi. Nüüd, see on osa tema ütlusest, eks? Ja muide, tema ütlus peab olema kooskõlas kõigi teiste ütlustega, mida ta selles asjas kunagi andnud on, eks? Mida ta ütles õiguskaitseorganitele, mida selles hagis väidetakse, mida ta ütleks kohtueelsel vande all ülekuulamisel, kuidas ta kohtus tunnistaks. Usaldusväärsuse huvides peab seal olema järjepidevus. Aga tegelikult on siin tegemist olukorraga, kus üks ütleb üht, teine ütleb teist, kolmas ütleb kolmandat ja neljas ütleb midagi muud. Ja Jaakeha kaamera salvestisest on veel paar hetke, mida ma tahan teile näidata. Siin tundub, et politsei saadab Scotti jahtilt minema, kuid paistab olevat konflikt või probleem selle üle, kas ta saab selle rohelise Louise'i koti, mis paistab olevat Louis Vuittoni kott. See on pardal. Kometka metsa! Tervitused, kaitsa! Tervitused Kuradima kambale! Mitpa! Kurat, me vajame seda venda! Mis su nimi on? Jah! Kui sa kõnnid, on kõik hästi. Mis su nimi on? Jah? Kui sa kõnnid, on kõik hästi. Jah. Mis su nimi on? Ma juba ütlesin sulle. Sina! Kuula, istu siia! Alvarengo! Alvarengo! Mis see on? Alvarado! Mis ma olen õigel teel? Ma tean, mida ma pean tegema. Sina! Ma olen täiesti kaine. Ärge jääge seisma, poisid. Ärge jääge seisma. Kui ma kukun või peatun, pane mind luku taha. Kui ma jään seisma või kukun vette, võid mind luku taha panna. Kui ma kukun, pane mind luku taha. Kui ma kukun, siis ma ootan, et sa ütleksid mulle, mis? Ma tean, et sa oled valmis, et ma lõpetaksin. Ta tahab, et ma lõpetaksin. Ma vannun, ta paneks selle lõpetama. Oota, ma olen nii kaugel ees. Ma vannun Jumala nimel. Ma hakkan seda asja juhtima, kurat küll. Mida me teeme? Kas oled valmis minema? Mida kätte saada? Kas oled valmis minema? Sa ei ole kodus. Sinu paremal, minu vasakul. Pallika, sa tead, ma helistan. Sul on õigus. Sul on õigus. See on minu vasakul. Minu sõiduk on siin. Turvateenistus seal ta on. See on see mees, kelle pärast ma oma selja murdsin. Ma olen sinuga. Mis... Mis toimub? Sa arvad, et ma... Kus see on? Ah? Mis teil seal toimub? Teiga on umbes 80. Mine siit. Kus see on? Mul on ravi vaja. Oma kotti kätte saada. Nii et nad andsid sulle turvamehe. Ole kindel, minu roheline... Jah, ta andis sulle turvamehe. Minu roheline Louise'i kott. See on roheline Louise'i kott, mis on praegu veel paadis. Mul pole mingit põhjus. Kas teil on kaamerad rinnal? Te lihtsalt raistate meie aega. Ma pean tagasi minema, mu kott on paadis. Te lihtsalt, te hirmutasite mind. Eile te hirmutasite mind, te käskisite mul kohe lahkuda või panete mulle käe rauad. Kuulake mind, te ütlesite mulle, kui ma nüüd lahkun, panete mulle käe rauad. Ma ütlesin teile. Ei, kuulake, siin on pilt, ma ütlesin. Siina. Kui sul on paadis midagi alles, pead selle koos meiega ära tooma. Nii et tead, kõik su ülekanded on meiega kaasas. Minu ümber on 50 politseiniku vend, teid on 10. Nüüd tuled tagasi. Ma ütlesin sulle, et mine ära ja nüüd oled tagasi.
sest sa ütlesid mulle, et läheksin ära ja nüüd olen tagasi. Miks sa tagasi? Sest ma jätsin midagi maha, sest see oleks sina. Sa ütlesid, et sul pole paadis enam midagi, sest siin on 50 politseiniku vend. Teid on 13, nii et meil pole enam midagi kaotada, sest teid on 13. Mina ei teinud seda. Ma ei teadnud, kas mul oli see, sa ei andnud mulle mingit võimalust. Ma üritan ringi pöörata ja kontrollida. Sa ütlesid mulle, et ma ei läheks sinna paati, muidu paned mu vangi. Sa ütlesid, et kui ma kõndimise lõpetan, paned mu vangi. Kas sa ei öelnud nii? Sa ütlesid, et kui ma lihtsalt lõpetan kõndimise, siis ma lõpetan kõndimise. Olgu, me näeme kohe. Olgu, me näeme sind kohe. Sa pead lihtsalt tegema mees. Ma lihtsalt ei saa aru, miks ma siin tagasi olen. Nii et ma arvan, et sul on õigus. See on väärteosüüdistus, mees. Loata viibimine võõral kinnistul pärast hoiatust. Hommikul saad välja. Ma lihtsalt andsin selle pärast hoiatust edasi. Pärast ühte. Jah. Aga isegi kui ma jätsin oma koti paati ja jooksin koos oma, asi on selles. Ametnikud annavad mulle võimaluse kõik oma asjad kokku korjata. Sa ütlesid, et sul ei ole midagi. Te ei andnud mulle võimalust. Te ütlesite, et ma ei tohi paati tagasi minna. Mis need 2 süüdistust siis on? Joogmuna korda rikkumine ja loata viibimine võõral kinnistul. Te ei teinud mulle isegi alkomeetrit, et joovet tõendada. Sa ei pea olema jurist, et olla advokaat. Kuidas sa tead, et ma olen joobes? Sest me tunneme seda lõhna. Sa ei tohi olla purjus Miami's. Võid küll olla, aga sa ei tohi purjus peaga lolliks minna, mees. Jah, nii et ta arreteeritakse. TMZ andmetel prokurörid siiski loobusid lõpuks joobes korrarikkumise ja sissetungi süüdistustest. Muide, väike huvitav fakt. Arva ära, kes teda selles kriminaalasjas esindas. Kes oli tema advokaat tol ajal selles väikeses kriminaalasjas? Meie hea sõber Bradford Cohen. Jah, tol ajal tegi ta avalduse, kus ütles järgmist. Härra Scott peeti lühiajaliselt kinni arusaamatuse tõttu. Mingit füüsilist rüselust ei toimunud. Ja me täname ametivõime, et nad tegid meiega koostööd kiire ja sõbraliku lahenduse nimel. Nüüd on võimalik, et need ametnikud kutsutakse tunnistama ja kehakaamera salvestist võidakse kasutada tõendina, isegi kui kriminaalasi tegelikult ei kujunenudki. Mõnikord võib tsiviilasi edasi minna hoolimata sellest, mis toimub kriminaalasjas. Tõendamise standardid on erinevad, eks? Üks on ilma põhjendatud kahtluseta. Tavaliselt on tsiviilasjas tõendamise standard tõendite ülekaal. Tõenäolisem kui mitte, et midagi juhtus, rohkem kui 50%, eks? 51%. Olgu, nüüd jõuan selleni, mille pärast nad kohtusse kaebavad. Siin on 12, hagialust 12 nõuet. Esimene punkt, ähvardamine. Nii et süüdistus ja see on Meta poolt Scotti vastu. Süüdistus on, et Scott esitas ähvardusi ja kasutas jõudu Frometa vastu, et ta kavatses põhjustada kahjulikku või solvavat kontakti. See ei ole tegelik kontakt ise. See on rohkem seotud ootusega, ähvardusega, mis tekitas mõistliku hirmu kahju ees. Mõistlik. Mis on nende asjaolude juures mõistlik? Nüüd Frometa väidab, et ta kannatas kahju. Ta kannatas kahju, hirmu, alanduse, tugeva emotsionaalse stressi, ärevuse, vaimse piina ja valu näol. Te näete kõiki neid võimalikke kahjusid peaaegu kõigi nende nõuete või hagialuste puhul, eks? Ja see on miski, mida tasub selle ja kõigi teiste punktide puhul meeles pidada. Žürii peab otsustama, kas see juhtus, eks? Kas toimus rünnak? Kas olid teised hagipõhjused, millest me räägime? Tahtlik emotsionaalse stressi tekitamine, kallaletung. Kas see juhtus, eks? Tõendite ülekaalu alusel tõenäolisemalt kui mitte. Tavaliselt on see standard. Ja B. Kas Frometa tõestas kahju? Kas ta esitas kahju hüvitamise nõude põhjendamiseks piisavalt tõendeid? Kui suur peaks see olema? Tavaliselt näeksite meditsiinilisi aruandeid, teraapiamärkmeid, tunnistajate ütlusi, selliseid asju, mis näitavad, kuidas te kannatasite, näitavad kahju. Ja ma kujutan ette, et hagejad väidaksid, et see, et ta müüs või väidetavalt müüs fännikaupa ning teenis kasu sellest, mis nendega juhtus, aitab kaasa nende kahjule. See aitab kaasa kahjude arvutamisele, sellele, mida nad kannatasid ja mida nad jätkuvalt kannatavad selle tagajärjel. Ma ei tea, kas see saab olema tõhus, aga ma arvan, et see saab olema üks argumentidest. Teine punkt, kallaletung. See on taas Meta poolt Scotti vastu. Nüüd, see on nagu rünnakuga seotud paralleelnõue. See ei puuduta enam ähvardust, see puudutab tegelikult füüsilise kontakti tekitamist kellelegi. Ja sa mäletad seda kirjeldust, mis oli hagiavalduses, eks? Nii et Meta väidab, et Scott puudutas teda tahtlikult, kahjulikul ja solvaval viisil. See ei ole lihtsalt kerge puudutus, vaid midagi tõsisemat. Kolmas punkt, ebaseaduslik kinnipidamine.
see on huvitav. Nii et Meta väidab, et Scott piiras tema liikumisvabadust, et ta võttis temalt vabaduse ja et see oli põhjendamatu. Ja ma eeldan, nii nagu mina sellest aru saan, et see süüdistus puudutab paari, eks? Ta taandus paari juurde ja tal polnud kuhugi minna. Nüüd, ma ei tea, kas seda tingimata peetakse ebaseaduslikuks kinnipidamiseks. Tavaliselt nähakse ebaseaduslikku kinnipidamist siis, kui keegi on luku taga või keegi blokeerib kellegi väljapääsu. Ma mõtlen, võib ju väita, et tal polnud kuhugi minna, sest ta kartis Scotti, ta kartis oma turvalisuse pärast, aga kas see on sama selge juhtum nagu ähvardus või kehaline kallaletung? Midagi, mille üle mõelda. 4. punkt. Tahtlik emotsionaalse stressi tekitamine. Jällegi, see on Meta Scotti vastu. Alati väga lai väide. See võib hõlmata väga erinevat käitumist. Aga Meta väidab, et Scott käitus tahtlikult või hoolimatult, äärmuslikult ja šokeerivalt. Need on juriidilised terminid. See peab tõesti väga tõsiselt piiri ületama. Sa räägid tõesti äärmuslikust ja kahjulikust käitumisest, väites, et see, mida ta väidetavalt tegi, ületas igasuguse sündsuse piirid. 5. punkt. See on siis veel üks rünnaku süüdistus, aga seekord on Holguin Scotti vastu. 6. punkt. Veel üks kallaletungi süüdistus, aga see on Holguini poolt Scotti vastu. 7. punkt. Ebaseaduslik kinnipidamine. Holguin Scotti vastu. Jällegi, kõik on põhimõtteliselt samad ideed. Ja tegelikult see ebaseadusliku kinnipidamise süüdistus viitab sellele, et nad olid laeval lõksus, eks? Neil polnud kuhugi minna, nad olid kinni. Muide, kõik taandub lõpuks sellele, kes alustas, eks? Kes oli agressor? Kes kellele tee ette jäi? Kes kasutas esimesena füüsilist jõudu või ähvardusi? Ja võib-olla on hagejatel, jahi rendikorraldajatel eelis, kui nad ütlevad, vaadake, ta jäi jahtile kauemaks kui lubatud, me pidime paluma tal lahkuda. Aga asjaolud on olulised. Oluline on ka see, kuidas seda kõike edastati. Jah, võib väita, et see oli nende vara, nad rentisid selle välja, nad andsid selle teatud ajaks rendile. Võib-olla kirjutas Scott alla loobumise avaldusele või mingile vormile, millega nõustus lahkuma kindlal ajal või rentis selle teatud ajaks. See oleks oluline tõend. Aga jällegi, see edasi-tagasi suhtlus, viis, kuidas see tegelikult juhtus, on samuti oluline. 8. punkt. Tahtlik emotsionaalse stressi tekitamine. Jällegi, Holguin Scotti vastu. Ja siis on sul punktid 9, 10, 11, 12. Need on kõik samad, mida ma mainisin, aga need on Hasidovitši kohta. Olgu. Nii et vaata, see on kunstniku jaoks uue kohtulahingu algus. Tõenäoliselt üritab ta selle tühistada. Avaldus hagi rahuldamata jätmiseks, kuna nõue pole piisavalt põhjendatud. Võib-olla on tegemist aegumistähtaja probleemiga. Võib-olla on tegemist jurisdiktsiooniga seotud probleemiga. Tavaliselt näed sa nõude ebapiisavat põhjendamist. See on väga tavaline, et isegi kui kõik väited võtta tõena, ei toeta need nõude elemente. Need ei toeta selles asjas esitatud nõudeid, et see ei ole ebaseaduslik kinnipidamine. Seda juhtuks sageli, mõnikord edukalt, mõnikord mitte. Ja tavaliselt esitab tema pool kohtuasjas hagiavaldusele vastuse, kas tunnistades või eitades väiteid. Ma tahan sellel hoolikalt silma peal hoida. Tahan näha, kuidas asi areneb, aga huvitav juhtum. Sellegipoolest uus peatükk Travis Scottile. See on kõik, mis meil praegu siin Sidebaris on, kallid vaatajad. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite meid jälgida, siis X'is, Instagramis, minu saates News Nation, Jesse Weber Live'is esmaspäevast reedeni kell 11 õhtul idaranniku aja järgi. Näeme järgmine kord, kallid vaatajad.